Tere tulemast vaatama saadet, koomikut ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval on nagu ikka küsimuste meister Karl Alari Varma. Meil on kaks tiimi, meie punase tiimi kapten on ei keegi muu kui legendaarne mees, koomik, pooleldi austraallane, daamid ja härrad, Sander Reigos. Ja tema vastas on täpselt sama legendaarne laulja, meelelahutaja, muusik, artist ja kõik need asjad, daamid ja härrad, Teele Viira. Ja meil on kõrvale panna neile kaks väga ägedat, andekat muusikut, talenti, meelelahutajat, saatejuhti ja igast äged asju veel. Daamid ja härrad, punases tiimis Sandri kõrval on Sam! Ja Teele kõrval on täpselt sama andekas nii gitarriga kui ilma, nii sõnades kui lihtsalt olekus. Daamid ja härrad, Andreas Mets! Nii, ja meie külalistega on tutvust tehtud. Karl, mis on meie tänane esimene küsimus? Tead, ma otsustasin, et te olete mind liiga kaua kamitses hoidnud. Ainult üks loomafakt, nüüd on kõik loomafaktid. Lase loom välja. Lase see loom välja. Tegelikult ei ole kõik. No nii, pane esimene. Aga esimene on natukene. Indias on ühele kindlale loomale eraldi spaad. Millisele? Lehmale. Lehm on püha Indias või ei ole? Ei, pigem võib-olla mingid see kõlas nagu kohe vastus. Rohutirtsud võib-olla või? Ise. Rohutirtsud on spa või? Milline on rohutirtsu spa? See on see, et enne nad puhkavad ja siis nad süüaks ära või? Selline spa või? Oota, kas see on loomade jaoks või see on loomade ka? See on loomade jaoks. Kuigi ma ütlen, eks rohutirtsude oma oleks palju lihtsam pidada kui lehmade oma nagu mastaabi mõttes. Jah, ma mõtlen ruumi vähe. Mina ütlen, et lehma on lihtsam pesta kui rohutirtsu. Ma mõtlen ka. Kas see on sinu kui professionaali? Jah. No tegelikult küll, jah. Pane ennast nüüd visualiseeri korraks. Sul on nuus, esiteks, väike nuus. Ja ühega ma saan hea nagu suvaliselt rahmata. Nüüstad mind. Aga samas sõela peale panna sadu rohutirtse saab korraga pesta. See ei ole spa-kogemus. Indias on päris palju ekstreemsusi, miks mitte? Koonduslaagri vaid juba. No ja oleks, kui me teame vastust ka. Ei, ma ei tea. Sest et ma hakkasin mõtlema nüüd, et rohutirtsu ASMR on ka päris nagu lahe võiks olla. Millal sa viimati Indias käisid? 8 aastat tagasi. Millist spaad sa nägid seal? Ma ei näinud ühtegi spaad, see kõik oli väga must seal. Nii, mõtlen, millised loomad on mustad? Panter või? Panteri spa äkki või? Siinkohal juhataks võib-olla mõtle rohkem, millised on loomad Indias, sest panter on džungl. See on jällegi panterid. Millised on loomad Indias? No neil on kindlasti see India aktsent juures. Kas sa võiks demonstreerida? Oskad järgi teha seda või? I'm the cow in the spa. Mis seal võib olla? See eesti keeles indiaks. Aga kui te paneksite nüüd ühe looma... Okei. Kas? Mul tuli esimene elevant mõttes. Meil on reeglid. See ei tundu nii, aga... No nüüd peate panema ühe. Ütle midagi. India tiiger. India tiiger. Mis ka ütleb? Kahjuks vale vastus. Kahjuks vale vastus. Nii. Mul on tiimi juurde. Tahate pakkuda või tahate vihjat? Mõistlik oleks vist vihje võtta. Okei, siis me ei taha vihjet. Ei, kas sul on mingi mõte? Mul on mõte, mul tuli esimesena elevant mõttesse. Mina tahtsin ka India elevant öelda. Kui nad selle lihtsalt selle nime juurde panid, siis mitte Pakistani. See oleks nii mingi Karli jälle, see ajab kõvaks talle. See on nagu vastuse sees on riigi India. See on ju loogiline. Ma tean, et nad kunagi tegid seal mingid elevandid, kes ei leidnud mingit puhkekohta, siis nad tegid hästi suure rännaku. Ja siis võib-olla pärast seda India riik otsustas, et nad annavad neile spa kogemuse. Tundub loogiline. Elevant, palun. Õige vastus on elevant. Hea mõte. Neid on hea.
punane tiim alustab kohe 2 punktiga ja kellel ei ole siis selge, saab 2 punkti saad ilma vihjeta saab 2 punkti ja vihjega. Ei, ma küsisin, et kas vihjet saab ja siis nad ütlesid, et siis mul võetakse punkt maha. Aga me pakkusime ilma vihjeta ju. Jaa, aga ta vastab valesti. aga mulle meeldib, kuidas sa minuga koos võitled nende vastu, see on hea. See mulle meeldib, seda ma kõik on veel mängus, nii palju lihtsalt ütlen, et need on hea, kui ma ütlen, et need on elevantidele spaad, siis ongi sellised, kus neid kenasti pestakse, massaažid on, mullivahud, kõik asjad, eks ole, et neid hoitakse seal. Mullivahud. Jah, mullivahud. See on uus sõna. Vaht, mis mullitab. Kuule, üks küsimus, kas elevandid pannakse sauna, on see saun ühes spaas või? See on õues juba. See ei ole päris Põhjamaade spa, mis me mõtleme, see on Indias pannud teine. Saun ei ole alati spa. Saun on õues nagunii. Aga kas neil see nagu veerenn on või? Kas ta oli nagu liumägi? Must toru. Ei, aga see peaks olema. Literaali must toru. Nii, järgmise küsimus. Järgmine, kirjeldage mulle Kambodža rõõmupitsat. Mis teeb Kambodža rõõmupitsa rõõmsaks? Mis teeb pitsa rõõmsaks? Seal on 2 varianti, kas on siuke happy ending'u pitsa? Wow. Või siis see on selline... Mis see küll tähendab? Ja mida see? Kas sa tahaksid seda lahti kirjeldada? Ma tahaksin seda lahti kirjeldada kindlasti. Kambodžas kultuur on väga iidne, me kõik teame seda, oleme koolis õppinud ja seal on just 2. sajandil pärast Kristust oli üks rändur, kes siis oli, tegi ise pitsasid ja siis aga ränduril ei olnud naist ja siis ta leidis ühe kitse. Aga see ei viinud kaugele ja siis ta tegelikult hakkas pitsasid tegema, et toita enda pere, tal olid lapsed varasemast abielust ja siis see oli nagu tegi rõõmsaks tema tuju, kui ta seda pitsat siis seal nagu sõi ja pakkus lastele. Mida sa pommisid oma? Selles mõttes, et ma ei midagi aru, mida sa räägid. Ei, see on täpselt see, kui sul on nagu lugemiskontroll koolis ja sa ei ole lugenud, aga sul on enesekindlus ja sa lähed pullerbi lapsed, nad olid lapsed pullerbis ja... Kambodža on suht nagu ikkagi vaene riik ja ma arvan, et väga happy pitsa oleks see, kui sa selle põhjas, kui sa oled selle ära söönud, siis sa leiad sealt mingi raha võtta. Raha pitsa? Kus on kausid, mille põhjas on siis see naerunägu. Jah. Et sa mõtled, et raha ei saa, on naerunägu või okei, sama. No nii, teile, mis te lukku panete? Kaptenina oota, küsimus on see, et milline see on? Mis teeb selle rõõmupitsa rõõmsaks? Miks ta just rõõmupitsa on? Aga äkki ta on lihtsalt selle nagu kujuga. Selle, no mõtle mitte see... Jah. No me ütleme jah, et ta on rõõmsa kujuga. Rõõmsa kujuga. Või siis on äkki see kokk ise on... See juba andsite vastuse ära. Okei, võtame vihje. Kohe varsti me võime siitpoolt ära küsima, siis me vihjega tagasi. Ma tean, et on paaris kohas, paaris riigis tehakse naerunäoga toite küll, aga see ei ole kahjuks üks nendest. Nii, aga tuleme punase juurde. Mis te arvate, mis teeb Kambodža pitsa? Ma ei tea, selle kohta on mingi termin, et kui sa nagu et sa annad veidi veel nagu lisainfot, mis teeb vastamise nagu lihtsamaks. Ma mõtleks, äkki vihje. Vihje, palun. See on midagi, mis pannakse sinna pitsasse sisse. Küll see ei ole vihje ju, see oli ilmselge, see on nii loll. See on midagi, mis sa igas riigis ei saa sinna sisse panna. Ained. Nii. Me proovime ilma täpsustamata narkootilised ained. Ja me proovime nüüd täpsemalt. Kas meie korda vastata või? Mina olen suhkrus ka sõltuvuses. Okei, me pakume kanepit pannakse sisse. Õige vastus on kanep, jaa. Seda ma ei ole ühe punkti juurde. Ei oleks ära pakkunud. Happy pitsa. Nii, ma korra ütlen ära, siis ongi niimoodi, et kes esimesena hakkab rääkima, nemad hakkavad vastama. Esimesena vastades sa ei saa vihjet, aga kui sa vastad teisena, siis sul on õigus küsida vihje ka. Seda ei öeldud enne. No võt nüüd, ma lihtsalt ütlengi, nüüd on teada. Siis tahate ise strateegiliselt mängida. Nüüd me oleme veel kiiremad. Muutub ka enam-vähemalt ära. Meil on kõik on liikuv. Me vaatame näo järgi. Läheme järgmise küsimuse juurde. Rääkisime kanepist, räägime korra Snoop Doggist. Räägime Snoop Doggist. Snoop Dogg lasi välja raamatu, milles oli kirjas kõikide tema lugude lüürika. Aga milline eriline omadus oli sellel raamatul veel? Nii, kui Snoop Dogg... Tahate alustada või tahate? Ei alustage, teil läheb väga hästi. Me läheme korra strateegiliselt punase tiimi juurde. Nad nagu proovisid, nad vaatasid mõlemad mulle otsa. Ei, las nad võtavad esimese aina. Andres, tähega tahab öelda juba midagi. Ma tahan öelda, et võtke, palun. Või te olete vahepeal 90 punkti ka pannud. Andresega koos on niimoodi, et tead...
80. ja natuke vähem. Läksin natuke üle piiri. Väga hea. Nüüd on okei, on jah? Aga lähme Punase tiimi juurde. Snoop Doggil on raamat, kus on tema kõik laulusõnad. Seda raamatu mingeid osasid sai kasutada ka kanepi suitsetamise riistvarana. Ütleme jah, see on õige vastus. Päriselt või? Ja siis te otsustasid, et terve saade on kõik on kanepi küsimused. Muidugi Sander teab neid. Ja siis mina, kes ma raamatut see oli siis täpsemalt lehti sai tõmmata välja ja sellest siis suitsu keerata. Suits keerata, väga hea. nii, mis aineid sa teed, mille kohta nad saaks küsida nüüd järgmisena? Matemaatika, füüsika, mis iganes ma tean. Midagi nagu tarka, mitte ainult Oota, see oli narkootikumid laste paluks. raamat või? matemaatika, füüsika teeme. Jah, targad ained 500 palun. Küsime siis näiteks, küsime sellise küsimuse. See on teadusküsimus. No nii, võt selle me saame. Miks geoloogidele meeldib kive lakkuda? Me ikkagi jääme nüüd kivi teema juurde. Ma olen kuulnud seda küsimust varem. Sest sa saad hinnata mingit kuradi mineraali sisaldust. Mis mõttes, et nagu... No, et mis on... Süsi. Maitsed nagu, et süsi. See väga päris kõigiga ei tööta. Miks geoloogid? Sa tahad mingi spetsiifilist kivi nagu või? Ei, ma tahan teada, mis su nagu... Selles mõttes hinnata, aga kuidas nagu... Tead, ma ütlen ausalt, ma proovisin lihtsalt Jüri Ratase üldise vastusega läbi bluffida. Jäin vahele. Aga me lähme... Oota, midagi oli siis seal õiget selles, mis Sander pakkus või? Ta oli päris õigel teel, aga mul oli lihtsalt nagu veits spetsiifilisemalt vaja. Spetsiifilisemalt vaja teada, mis sisaldus. Seal on mineraalid sees. Kas nad nagu ainult niimoodi maitsevad või nad nagu täiega lakkuvad? Pigem ikka... Alati võib ka variant olla, et neil on... Vaata, nad tahavad saada neerukive. Või sapikive. Jah. Aga alati on tavalised kivid. Või siis neil on ikkagi naatriumkloriidi puudus kehas. Ja siis loodad, et iga kivi on sool. Jah. Ja see on, ma saan aru, see on ülemaailmne. See ei ole ainult, et Eesti või Kambodža need õnnelikud geoloogid. See on ükskõik kus. Kõik geoloogid lakuvad kive või? See on töö suur osa. See on filosoofiline küsimus juba rohkem, aga... Ma kuulsin ette praegu, et mingi geoloogil on OnlyFansi konto. Ja lakub kive. Palun laku seda kivi nüüd. 50 €. Täiega hea mõte ju. Päris hea tegelikult ju. See võib olla, mille sisaldus see võib olla seal mingi... Aga ütle... Ma siinkohal ütlen, ma annan vihje ära, ma arvan. Anna vihje. See ei ole maitse teema. See ei ole maitsega seotud. Sa lakud, aga miks sa lakuksid? Kui ma ei taha seda maitsta, miks ma üldse midagi lakun? Äkki ta puhastab nii mõnus on. Keele puhastamised, hambaharjad teise poole. Hinnata mingit niiskuse sisaldust või? Ei. Kui sa vaatad midagi... Oota, me saame praegu vastata või? Ja nüüd on juba vihje. Okei. Sul on kivi. Võtad maapõuest. Oled kuskil kaevanduses. See on mullane. Et see jah, tolm ära saada, et saada, mis see päriselt on või? Jah, põhimõtteliselt õige vastus. Et puhastada seda mullast. Sa saadki mis mineraali asjad, need tulevad välja sellel märjal pinnal ja palju võta veel maha, jah. Iga kord, kui me valesti vastan, võta maha. Ja siis jõuame miinust. Varsti saate kohtu. On ju. Vähemalt me juhime. Ja põhiline on see, et mul on kõik lootused sinu peal. Oot, sa panid ka ühe või? Ei ole pannud midagi. Ei, te vist juba valite. Vist on 5, ma ei jäänud korra. Nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Nii, Karl, mis on meie järgmine küsimus? Miks üks firma USA-s paneb akvaariumitele rattaid alla? Alustame siit poolt. Miks sa paneksid rattal akvaariumid alla? Akvaariumile rattad alla. Akvaariumile rattad alla. Et kui tahta... Kui on sul näiteks kalad, lemmikloomad ja kassidel, koertel on puurid ja nad vahepeal viid, ma ei tea, näiteks maakoju, siis et tahaks nagu näidata neile maailma. Aga nad sa ei tapa neid ära, eks ju, et sa ei võta lihtsalt kala kätte ja nagu vaata. Nagu Mr. Bean väikse kilekotikese sees. Ja, et sa paned nagu mitte järelkaru, aga järel akvaariumi. Et siis teha see kokkuvõtvaks vastuseks meie tiimi poolt, me siis ütleme, et teha akvaarium maavärina kindlaks. Ja täpselt. Ja niimoodi Sander kuulebki oma lähedasi inimesi.
kui nad mingid lolli möga suust teevad, siis küll. Tead... Aga see on tegelikult loogiline, selleni ma tahtsingi jõuda. Ma päris see. Kõik kaarega. Nii, mis sa ütled selle peale? See on vale vastus, mis mulle anti sealt. Viie kord. Mis su esimene mõte on? Minu esimene mõte oli lihtsalt, et sa saad... Kas tahate pakkuda või tahate vihjeta mu kohe küsin ära? Me tahame pakkuda korraks. Pakkuja korra. Saad kohe pakkuda. Ei, nagu selles suhtes korra arutada ja siis pakkuda. Nagu jah, see oli Ameerika firma, jah? Nad ei pannud tähele ka, nii. Okei, vahet. Tema vastus oli... Ei, Andres, sulle väga hästi. Tema vastus oli õige, aga ma keerasin pärssi. Jah, oli küll nii. Ja ootaga rääkis seda, kas ma kuulsin õigesti, et sa ütlesid seda, et selle jaoks on rattad sellel akvaariumil all, et saaks ühest kohast teise neid hoopis lihtsamini liigutada. Ei. Sina ei mõtlema ta veist. Tähendab jaa. Ja see oli õige vastus. Mis muu mõte oli või? Muu mõte oli see, et tänapäeval on hästi kahjuks selline trend, et vanemad lähevad lahku, inimesed lähevad lahku ja siis nad peavad seda nagu akvaariumit hakkama nädal nagu ühest kohast teise viima. Nädal aega on sinu juures ja siis sa tood niimoodi mu juurde, et sa kuputad hästi kiiresti jooksed minema, sest me oleme tülis, vaata. Jah, nagu lükkad. Ja see on nii palju probleeme teie suhtes, vaat nüüd on uus nagu kaaslane, aga need kasukalad ikka. Ja see uus kaaslane on siuke mingi, ma ei taha su kalasid siia ja nüüd jälle nädal aega ma pean seda kannatama. Siis saab sinna mingi sõnumi panna, eks ole, kiviga. No sa kirjutad suurelt akvaariumi peale kõik oma viha välja, noh. Ma lihtsalt korra küsin veel, äkki vihje. Okei, võtame vihje. Võtame vihje. Nemad ütlesid õige vastus enne. Ma pean uue. Natuke täpsema vihjen. Ei, Sam ütles seda, et rattad on all, et see ei ole mitte nagu järelkäru, vaid see järelakvaarium, et sa saad vedada seda akvaariumi kuskile. Oli ju? Ei. Kaladele maailma näidata. Sa lähed nagu jalutama kaladega äkki sellepärast või? Viid akvaariumi jalutama. See on õige vastus, jah. Ongi. Et sa saaksid kalad jalutama viia. No neil on abi vaja. Teeme aplausist. Pane nüüd teiselt poolt. Pane ka. Aga see oli 91. Ei no ma mõtlesin, ma hakkasin kuskil suunas minema, siis ma mõtlesin, et äkki tuleb midagi ja tuligi. See tundus liiga lihtne. Tavaliselt see... Mina olen sinu jaoks liiga lihtne. Ei, vaata, ma olen seda mängu nagu mänginud rohkem ja tavaliselt see kõige lihtsam ilmselge nagu... Ei ole tavaliselt. Ei ole ja ta tahab sind nagu lolliks teha. Aga ei olnud praegu nii. Aga vahepeal ma teen nüüd sa tegidki mulle kiga. Üks punkt väga hästi. Õnnelik. Äkkis kauem pärast. Valdus on tehtud vähemalt. Rahu. Häbi ei ole. Nii, aga teeme järgmise küsimuse. Järgmine küsimus. Mis oli Korgitseri esimene ehk siis originaalne kasutusala 17. sajandi keskel, enne kui sellega hakati veinipudeli? Issand see, kuhu mu mõte praegu kohe läks. Partidele, kes olid mingis õnnetuses riistast ilma jäänud, siis pardi asendus. Dublaaž. See ei ole meie vastus. Aga see on väga süvateadmine. See on mu lemmikfakt. See ei ole... See ei tulnud tühja koha pealt. Kui te ei tea, siis partide peenised on Korgitseri kujuga. Okei. See on meie vastus. See ei tulnud tühja koha. Sees ringi. Sam oleks pead ütlema lihtsalt, et muuta riist selleks maavärina kindlaks. Jah. Kuradi jälle mingi paari punkti peale. Nii, aga mis te arvate, sinine tiim, mis te pakute? Minu mõte läks kohe nagu mingi piinamise riista peale. Et noh, et panedki keegi on tuleriida peal, eks ole, aga mõnele lihtsalt lükkad silma sisse näiteks. Jah, et ta on juba tuleriida peal, aga natuke tahad veel anda. Poab veel sellega ka või? Jah. Mina olen väga sinuga nõus, see on väga huvitav mõttekäik. Jah, ja nüüd me oleme jõudnud aega, kus me lihtsalt mitte ei tee seda, vaid me viime, eks ole, selle ratastega akvaariumi sinu ukse taha, et meil on nagu muutunud see. Aga ma ei tea, pakuks, mis sa arvad? Pakume. Piinamisriist. Ei olnud piinamisriist. See oli üks draama. Aga lähme nüüd vihje peale, siis mõlemad tiimid saavad hakata pakkuma. Ma ütleksin, mõelge 17. sajand ja mõelge, mis oli 17. sajandil sõjatehnika kõige siis arenenum hetk või nagu kõige arenenum asi sõjatehnikas. Mida kasutati? Nad puhastasid relva, ma arvan, või midagi sellest ei võinud olla. Mis relvad olid? Seda, mis on selle? Ei, sa oled päris õigel teel. Ma ütleks, ma olen seda punkti ära, aga mis relva? 17. sajand. Musket on õige vastus. Okei, aga mina sain punkti ikkagi. Ma arvaksin, et relva puhastamine oli see õige vastus. Ma arvan, et see on aus praegu selle seisu juures. Jaa, 3 musketit. Oota, sa oled ka kohe nii häppiselt täna. Ja nii on väga hästi. Mis nullid on siin? Hästi tublid. Tänan teile ka nunnud ka. Täna on mingi väga nunnu päev. Nii, teeme üks aplausi sinisele tiimile ka.
Let's go! teeme veel. Anname järgmine küsimus. Okei. Sangaste järgi on nime saanud hetkel üks maailma vanimaid asju. Mis asi? Maailma vanim see on saanud siis Sangaste järgi nime. Ütleme, see on paremini sõnastatud. Maailma vanim just see asi on Sangaste järgi oma nime saanud. Kas te teate, mis see võiks olla? Tegu on mingi objektiga. Ma peaksime rääkima nüüd. Ei, te võite rääkida ka. Nagu... Nii, soovite te arustada? Ei, mida? Maailma vanem... Selle järgi, seda Teis on mingisugune maailma kõige vanem kahur. Ja selle nimi on Sangaste või? Ei, see on üks asi. Kahur ei ole asi. See ei ole üks spetsiifiline objekt. Karl, ma ei saa sust aru. See on üks tüüp asju. Üks tüüp asju. Okei, ma täpsustan. No täpsusta. See on üks... Maailma kõige vanem kohver. See on üks liik. Liik. Liik mida? Ahaa. Sort. Kartul. Sangaste kartul. Kartul ei ole õige vastus. Tere mölis. Sinna pakkusid lill. Ei, ikka maasikas. Sangaste maasik. Kas me ei oleks pidanud sellest kuulma, kui see oleks nagu ikkagi nii mingi maasikas? Kõik oleks võinud sellest kuulda. See on nagu väga siuke... See on päris kõva sõna tegelikult maailmas, jah? Sangaste... On ka hea. Liik. Äkki nüüd on rohutirts? Jah, Sangaste rohutirts, kõik teavad. Mingi elevant. Ma arvan, näeme veel ühe vihje. Anname ühe vihje veel. See on loogiline. Kanadas on aretatud sellest järgmine asi Kodiaki sort ja sellest nad teevad ühte oma kõige kuulsamat jooki. See kali või mis see saab olla? Kali on. Võin selle joogi nime öelda, mis on Canadian Gold. Viski. Nii. Sangaste... Nisu. Ei ole nisu. Mis on meil? Mis millast? Me oleme väga lähedal nüüd, me oleme väga lähedal. Tuli ära. Rukis oli õige vastus. Ei. See tuli üks. See oli vaevu, aga lihtsalt minu meelest on huvitav, et Eestis on maailma vanim rukkiliik, on Eestis pärit. Ja minu jaoks on huvitav, mis asjad on sinu jaoks huvitav. Aga see oli väga vahva fakt. No see oli fakt. See oli fakt. Ühesõnaga, et Sangaste rukkis on maailmas väga tuntud. Väga vana. Ta on kõige vanem. Vana ja ta on ka väga hinnatud tegelikult rukkiliik. Ta peab väga paljule asjadele vastu. Kuule, Karl, kas me muudame korra tempot ja lähme hoopis kuulama midagi? Aga teeme. See võiks meile tulla. Ma lubasin teile loomi ja ma saan teile neid loomi kohe siia ette tuua. Oi ei. Kohe saan, ärge muretsege, kõik on kontrolli. Iga selle tõenäoliselt, mis juhtuma hakkab. Juhtuma hakkab siis see, et Karl hakkab laskma loomahelisi ja te peate lihtsalt ära arvama, mis loomaga on tegu. Ja vahepeal ta teeb neid loomahelisi ise ka. Vahepeal nagu mängujooksul või vahepeal vabal ajal? Mõlemad. Selles suhtes kõike võib juhtuda. Ja praegu ta Te ootate rohutirtsu, jah? Täiega. Ei, mul on mingisuguseid siin olemas, ärge muretsege. Me saame. Nii, olete valmis. Nüüd tuleb esimene loomaheli ja te peate lihtsalt ära arvama, mis loomaga on tegu. Ja see on nii creepy, et see ei ole nagu mingi äpp, vaid see on tema nagu sound recorder. Kui teistel koomikutel on oma setid saanud, siis Karlil on lihtsalt suva looma. Tallinna loomajast bänd. Nii, aga pane veel esimene loom. Nii, pane, ma loodan, et see on õige. Ma võib-olla eksin. Jah, mul rohkem väga valikut ei ole. Ei ole lõvi. Võin teile anda ühe teise. See on nagu kiirendatud ja mingi reverb, slowed. Ei ole. See on mingi... Sama loom. Aga see on, ma arvan, mingi... Tiigri või nagu ta tundub selline kohe nagu on ja... Nii, anname nüüd teile hetke mõelda. Kui tuleb pähe? Kirjeldab seda looma. Kas see on suur loom, kas see on väike loom? See on pigem suur. Või nagu, kas ta on nii hullult mingi suure kasslase moodi, aga selle jaoks, et meid nussida või? Jah. Ehk siis, kas see on see kuradi konn, kes teeb mingit seda retsi? Ei ole konn. On vist on konn, jah. Võime vaikselt hakata vihjed andma, tegemist siiski imetajaga. Tegemist on imetajaga, suur imetaja. Merle palmis.
Tallinna loomaaias on näha. Mis see? Sa ütlesid jõehobu muidu. Ei ole jõehobuga, aga suurus on sama ja... Ninasarviks siis. Ei ole ka. Ma arvan, et see on loom, kes teil kohe pähe ei tule. Pähe ei tule. Nad on sarved. Ta peab jälle mingi kitsesokk olema siis raudselt, sest neid on ju loomaajas kõige rohkem. Pühvel. Õige vastus on pühvel. Nii. Just oli endal ka keele peal. Vahva pühvel. Vahva pühvel. See oli vahva pühvel, jah. See on ta nagu see ladina keele nimi. Artisti nimi. Vahva pühvel. Nii. Läheme järgmise looma juurde. Karl, kuidas kõlab meie järgmine loom? Järgmine loom on tegelikult korra üks teistsugune heli sellest loomalt on üht varasemas hooajas olnud, nii vaatame, kas rahvas tunneb ära. Nahkhiir või? No see on nüüd küll konkreetselt see hääl, mida ma arvan, Karl peaks meile demonstreerima. Tee järgi. Minu jaoks see salvestus, ma arvan, ei andnud õigesti edasi ja sina eksperdina teeksid meie arvamise lihtsalt. Ma lasen endale korra seda veel, et ma teaks. Lõpi pähe. Okei, see on aplausiväärne, super. Kas nüüd on selge? See on ka hailik imetaja. Ütleme makaak. Ei olnud makaak. Tundub, et see loom on suht närvis, et ta ei tundu suhka väga chill vana olevat. Ütleme kõik teised peale meie siin kahe. Pigem ikka selline nagu keskmist. Alguses tundub nagu üks lind on ju. Aga tegelikult ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et on ikkagi mingid käppad, suured investeeringud, et ma ei käppad. Tal on käppad. Ma arvan, et see võib olla siis makaak äkki või? Vabandust. See oli mingi teine. See tuli eelmine pühvel. Mingi... Kuning. Teate, ma annan teile suure vihje. Anna suur vihje. Vee all. Vee all. Vee all. Lähme vee alla nüüd. Ahven ei saa olla. See oleks üks kuri ahven. See, kes on äsja võrku kinni jäänud. Ma kujutan ette peale, kuidas Karl läheb nagu talvel vee alla, et ahvena häält kätte saada. Oota, kas saaks uuesti, mitte sinu oma, aga seda... Järelikult on mingi vaal või mingi, mis need on seal? Hüljes, Merilõvi. Ei, ma tahtsin öelda õige, et me vee all, aga ma just ütlen. Eesti vetes ei kohta teda. Karl pidi minema natuke kaugemale. Aga kuidas te vee all nagu veel peaks olema? Sa oled näinud, milline rekorder Karlil on. Merineitsi me pakume. Merineitsi. Kusjuures. Ma ütlen, et neid on loomel kasutatud spioonidena. Beluga-vaal. Õige vastus. See ei ole reaalne, jah? Me ei tohi sellest. Nüüd ma räägin sulle välja, kuidas see käib. Rääkivad koos saunaõhtutelt ja siis Karl ütleb kõik vastused talle ette, siis ta tuleb siia, teeb näo, nagu ta poleks enne kunagi kuulnud. Kui te oleksite natukene Eesti stand-upiga kursis, siis see on üks Eesti stand-upi legendaarsemaid bitte. Kui see oleks hea, siis ma võib-olla oleks kursis rohkem. Okei. High five. Ma juba peale eelmist saadet tegelikult läksin koju ja tundsin ennast alles, I'm sorry. Sellepärast ma ei ole stand-up koomik. Vabandust, palun ma pärast nalja, ma ei suuda. Nii. Ma panen järgmise looma, ma arvan. Ei, aga ma arvan, tahtsin just öelda, et 1 punkti saab Sinin tiim igal juhul. Ja siis ühe võtame maha selle kurja kommentaari. See oli väga hea nalja. Ja läks hästi. See oli väga hea ütlus, et jääb 3 punkti peale, mulle meeldis. Järgmine loom. Kui sa Andris rohkem rõpsida, teeb veel. See tundub nagu Sandler. Ei, kujutage kõik oleks Merlet ette. Ja pane. Ja konkreetselt mul listis, et saatesse kutsuda. Ja ma enam ei saa. Või. Nii. Aga mitte Merle, mis loom see on? Mis Merle arvaks, mis loom see on? Ma mõtlen selle peale nüüd. Merle või ma?
kellele ma oma terapeudi arved saadan pärast? ei, ta on see, muidu ta on nagu lind, aga see üks vahepeal on see... et me ikkagi... Mis asi see on? See tegelikult, mina kusjuures esimese asjana mõtlesin, et see on see, kui sa elad näiteks kuskil laoses ja sa tellid endale nagu sellise odava bändi. Ja ta teeb tuntud kavereid. Ja ta teeb tuntud kavereid ja see on see laul ja seal bändis. Paneme korra veel ja siis tuleb juba vihje. Ma olen ka sellega kaasas. Äkki see on mingi ahv nüüd ikkagi? See on uks. See on uks tegelikult jah. Üritamatu uks. See õlitamatu uks. Harilik. See ei ole jaanalind. See oli hea pakkumine. See on, võime öelda, et see on mingi pervertne. Ei see tihtipeale nagu öeldakse, et üks Eesti koomik näeb selle looma moodi välja. See on tuvi või mis öeldakse selle tuvi näo? Te ütlete kellegi kohta, ma olen käinud teie stand-upi kuulamas. Mis nad Rogeri kohta ütlevad? Et ta on mingi looma nägu päriselt. Ütleme ritsikaste kohta. Ei. ritsikas, jah. Luuga. Ei ole. Ma ütlen, et see loom elab puu otsas enamus ajas. Ta on mingi koala laiskloom. Laiskloom on õige vastus. Sest ma ütlen Eesti nagu koomikute peale, siis need on ainukesed variandid, mis mul tulevad. See on lihtsalt, sa kirjeldasid koomikuid või see oli... Ei no vaata, seal on nagu nunnusid, on koalad, on ju. Mis koomikud see laiskloom siis kirjeldas? Laiskloomad. Ari kohta öeldakse, et ta on nagu siid, laiskloom siid. Okei. Jah. Väga sügav meta. Nii, ma lasen ühe looma veel või? Pane üks loom veel, see on väga hea. Kui sa teda juba piinasid selle heliga. Nii. Maka. Ma ka, et see on mingi Te olete üpriski hea. Üpriski hea. babuunid, mis need eesti keeles? Orangutan. Ei ole ma Kas mingi väiksem, kas karnet... Ei. Aga kes need seal... Tegemist on... Vaata, äkki nad on roosa kanniga. Jah, aga mis need on, kes nad on? Kes nad on? Harilik roosa kann. Harilik roosakann, Roosakannav. Roosakann ehk siis makaak. See on makaak, jah? Ja neil ikka paljudel on roosa perse, kui te nüüd sinna tahate minna. See on üks Aafriks olemise suurimaid rõõme. jaa, ta teab nii täpselt spetsiifiliselt ka. Tegemist Nagu mis ma teinud olen sulle? Ma olen nii terve päeva Kas ma pean kõik asjad üles lugema, mis sa mulle teinud oled või? Okei. Oota, keskendun praegu vastuseks. Kõik punktid on ma annan suure vihje. See on kõige väiksemad primaadid. kõige väiksemad. Kõige väiksemad primaadid. See on see kapuutšan või? Ei, Tonav. Väga armas nimi on selle looma. Kes kuradi Saban. paali varastavad ahvid on need. Paali varastavad. Aga andke esimene täht. L. Leemur. Näe, pole tänu väärt. Niimoodi võib ka küsida. Ma ei tea, ma küsin ka järgmine kord, palun öelge mulle esimesed negi tähte. Anke teine. Ei taha või? Mina võtan. See on siuke plaatmani nagu. No ei ole hullu. Nii. Ma arvan, me läheme nüüd tagasi tavaliste küsimuste juurde. Meil oli siin lõbus, meil oli tore, kuulsime erinevaid loom. Oli lõbus. See oli lõbus. Sul on tore. Kõigil oli lõbus. Läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Karl, mis on küsimus? Londonis on praegu keskmine sõidukiirus sama kiire kui ajalooliselt. Mis asi? Keskmine vanus. Ei. Ei, aga sama, mis ajal oli sõidu, nagu sama, mis hobusega, sama kiirusega sõidavad praegu, sest neil on nii Täpselt õige vastus, jah. Aige venda. Ei no, mul ei ole mõte plakkuda. Ma lihtsalt tahan tänada kõiki publiku liikmed, kes tulid Sander Õiguse show'le täna. Ma annan sulle... Sa oled seda saadet ju vaatanud. Oi, kui enesekindel praegu. No ma just keerasin kümme ette selle. Aga siis tulid sina. Okei. Nii, aga see nüüd on küsimus, millele kindlalt keegi vastust ei tea, aga te peate välja tuvastama lihtsalt, teades muid fakte. Nii. Üks olend hirmutas Inglismaal möödujaid oma ebatavalise olekuga. Mis olendiga oli tegu? See oli hiljuti uudis, kuidas oli üks olend õhtuti... Pomps. Ei olnud päris pomps, neid on palju. No pompšiid. No, Londonis, jah? See oli Inglismaa ja väikses küla. Näiteks nuga annavad. Okei, siis see nagu laiendab seda, mis loomad seal üldse on. Äkki need on mingid haned? Kussitaja või? Mingid noored. Kui te ei ole seda uudist näinud, siis see tuleb pikka.
pesukarud on need ka, mis on hästi imelikud, on ju. Londonis. Need on elus olendid. Ma ütlen see oli üldse mingi orav, aga sa nagu popsuga ei ole kaugel, see oli üks inimene, aga tal oli nagu midagi ta tegi. Ta mängis midagi. Inimene oli, jah? Olli ikka inimene. Mängis mingit instrumenti. Ei oli kuidagi teistmoodi. Kõik inimesed on teist. kas ta tegi mingit lumeinimest mängis nagu või mingit sellist asja või? Mõtled nagu lumevemme või? Ei, nagu see kuradi, kes see on, Bigfoot, mis iganes. Jeti, ma mõttes. Sorry, lumeinimene mõtles lumevemmede peale, vabandust. Ei pea mu peale vihana. No sa, okei, põhjusid on palju, aga see ei olnud sellega sealt. Loe uuesti, et ta käitus teistmoodi. Tal oli midagi seljas, mis oli ebatavalist. Ta mängis nagu mingit teist tegelast. Kummitus. Ta mängis mingit... Kummitus ka. Mingit mida? Looma. Mis looma? Mis sa arvad? Beluga vaala. Lihtsalt viskles maha. Sorry. Kas sellest saab selle klipi välja lõigata, mis hakkab seal kohe reklaamides jooksma väga hea? Mis looma ta sai mängida? Karu. Miks karu? Sest inimene, mida ta saab, me rebast ei saa mängida. No sa saad oravat ka mängida, sa saad lihtsalt suure orava kostüümi teha. Mõtle, kui loll sa siis välja. No aga sellepärast ongi sa nii tüütu ja nii loll, et sa lihtsalt, ongi. Rohutirtsu välja. Me võime öelda, et see on inimesest väiksem loom. No mis ma ütlesin sulle? Ole see enesekindlam. Ei, no aga ma, okei. Sa oled nii tagasihoidlik. Ei, ma ei ole üldse tagasihoidlik. Ole kurat, noh. Ära hirmuta. Ma võin suure vihje anda. Pervertide üks lemmikloom. Ei tea, mina. Ja kui ta seda teab, siis on... Pervertide lemmikloom. 8 jalga. Oh my god. Ei, selles mõttes õige vastus, aga teine loo. Rahu. 8 jalga on ka top 3. Pett jookseb, aga tegemist on koduloomaga. Kana, ukk. Kass. Kass on õige. Kassi kostüüm järelikult. Sa oled uhke selle üle praegu või? Kas sa praegu tunned, et sa teadsid midagi? Ma tahan öelda, et see ei ole selles saate formaadis esimene See on kord. veits loogiline, ta on jah, see njau. Ja nad teevad aga ei, Jaapanis on hästi populaarne kassi kostüümid ja igasugune siukene pervert. See oli Londonis, jah? Ja, aga neid saab ka tellida mujal. Mitte mul ole. Nii, aga teeme tänase saate eelviimase küsimuse. Ma ütlen ära, viimane küsimus on veel topeltpunktidele, nii et kõik on veel mängus. Okei. On kõik mängus. Teeme sellise küsimuse. Näppu... Nii, see juba kõlas huvitavalt. Näpujäljed pole ainsad unikaalsed asjad inimeste juures. Samamoodi nagu ka hammaste järgi ja näppude järgi saab jälgida ja saab ka selle teise kehaosa järgi jäljendit võtta ja inimesi tuvada. Ära ütle seda. Silmaiiris ma olen käinud kunagi tegemas pilti, sellest jumala äge oli. See on esimene mõte. Nii et mitte näpujälgede ja hammaste järgi ei saa ainult tuvastada, millegi järgi saab veel. Igal inimesel on unikaalne, sa saad nagu jäljendi võtta sellest kohe. Ma tean, varba pikkused on kõikidel erinevad. Ei kasutata. Ja see ole silmaiiris. Hammaste jälgi tihtipeale kasutatakse lennuõnnetustes ohvrite tuvastamiseks, näpujälgi kriminoloogias, aga seda ei saa kasutata. See ei saa olla nii lihtne. Mina jälle pakun, et... Kas sa võid öelda, kas vastus on lihtne või raske? Väga lihtne. Üks sõna. Üks sõna. Päriselt? Jaa. Siis on olemas. Ja mis see on? Me mõtleme veel korraks. No, on küll silmaiiris, ma tean, et on, sest et need ei kordu inimestel. Silmaiiris on 2 sõna. On või? Ei ole tegelikult. Ei ole, sest kui sa kirjutad lahku, siis ta on nagu silma oma see iiris, aga ta on silmaiiris. Paneme iiris. Me ütleme iiris. Kusjuures silmad on ka tegelikult unikaalsed, see ei olnud seda, mida ma täpsustan. Ma annan teile 1 punkti küll, aga see ei ole see vastus. Sa ei saa selle järgi otseselt jäljendit võtta. See on see. Oota, sa ei saa välja... Sa ei saa jäljendit, sa saad võtta sellest asjast nagu jäljendi. Sa silmast jäljendit otse piirisest. Oota, kuulsite jah, et sellest saab jäljendi võtta ja siis kõigil on erinev. Ma juba tean... Vastake. Et silm on, aga see on teistmoodi tuvastatav silma sees, sest seal on kumerused ja asjad, kui sa lased. No, poisid. No, eks ta kõrv ole, no. Ei ole, aga see on teine kehaosa, millel on ka 4 tähte. 4 tähte. Nina. Miks sa naerad? Ma mõtlen rahulikult. Sellega võib ka mõnus olla. Asi on 5.
kas sa päriselt ajadki meid nagu... ei, see on erogeenne tsoon küll. No 4 tähte või? 4 tähte. Persauk. ei ole, liigume üles poole. Nibu. Ei ole. Ma arvan, siit ei tule õiget vastust, Karl. Lihtsalt ütle ära, mis õige vastus on. Õige vastus on keel. Iga inimese keel on erinev ja sa saaksid võtta tehnilise keelejäljendi ja selle järgi tuvastada inimesi. Aga see oli väga tore küsimus. Aitäh. Väga hea. Aga enne veel, kui me läheme viimase küsimuse juurde, teeme hoopis promonurga nüüd, ennem kui me läheme lõppu. Nii et see on teie väike võimalus vaadata kaamerasse, öelda, kuidas inimesed saavad teie tegemistega kursis olla, kuidas on midagi põnevat tulemas. Meil on aprilli lõpupoole oleme jõudnud omadega, nii et vaadake kaamerasse, öelda, kuidas inimesed saavad teie tegemistega kursis olla. Sam, alustame sinust. Mina ei räägiks endast, ma küsiks hoopis teie käest ühe küsimuse. Nii. Et kuna me rääkisime enne sellest piinamisviisist, et Korgitseriga, siis ma mõtlesin, ma küsin teie käest, et te kindlasti teate, et kas hummus on ka piinamisviis? No arvestades võib olla küll, jah. Kas te teate seda loori või? Ma ei tea seda loori, aga teades, mis praegu Lähis-Idas toimub, ma väga ootan, kuidas see sellega... Ise sa selle augu kaevasid? Räägime. See mul oli otsa vaid. Ei, lihtsalt... Onu tule appi. Räägi nüüd või hummus ja küsimusi, anna minna. Äkki sa saad püsti seista? Ütleme nii, et ei tea. Mina olen Sam ja mina olen muusik ja sotsiaalmeedias on võimalik minu tegemistega kursis olla. Hästi. Ja Sander, kuidas inimesed sinu tegemistega kursis saavad olla? Ikka, kui on mingi sotsiaalmeedia, ma mingi aprilli lõpp, siis ma äkki jõuan vaikselt koju tagasi, äkki mingid Sander ja sõbrad show'd kuskil üle Eesti vaatame. Väga äge. Andres? Mina tahan öelda, et ärge mind jälgige, säästate närve ja aega, aga jälgige Sammi ja varsti tuleb ilmselt siis hummuse restorani avamispidu ka. Seega pange follow ja... Sa tead seda hummuse loori või? Ma ei tea, ma tean ainult... Räägi ära, proovi. Voorus sa pead ära rääkima. Ei, no lihtsalt TikTokis levib, vaata praegu on siuke... Oota, kuulake ära. Palun kuulake ära. See tegelikult on jumala põnev. Seal on vaata see, väidetavalt see John Kiriakou, kes on siis endine CIA agent ja siis tema nüüd räägib lugusid. Ma ei tea, kas ta tohib, aga ta räägib hästi palju lugusid. Võib-olla osad on välja mõeldud, ma arvan, et enamus. Aga siis seal on nagu teema, et kui kedagi nagu siis illegaalselt piinatakse, siis on nagu väljende John get the hummus. Miks sa rääkisid seda? Ma olen ka nüüd võib-olla... Ma näedki, et sul on mingi lõbus lõpp, mingi kuu on hummus või midagi, aga nagu mida? Oh my god. Aitäh, Sam. See on nii hea, et sa laulda oskad. Hummuse Sam. Ja, aga teile, kuidas inimesed... Ärme sellest asju teeb. Aga väga raske on mitte teha, ütleme ausalt. Aga teile, kuidas inimesed sinuga kursis saavad olla? Minuga sinu ja sinu tegemistega, sinu eluga. Kõige lihtsam on see, kui sa nagu näed mind kusagil, siis tule räägi paar sõna juttu, nagu see on maailmas kadumas minu meelest. Lägid minu peale räägima. Jah, kõik asjad, mida mina räägin, mis on normaalsed ja toredad, need ei kehti Sandri kohta kindlasti. Ta elab teises maailmas. Väga. Aga nüüd on aeg meie viimase küsimuse käes. Karl, mis on meie tänase saate viimane küsimus? Ma teen sellise pehmendava küsimuse enne, mis on lihtsalt, et aru saada, kus me oleme. Kas teie, kui nooremad, kas seda nii PES-komme sõita, mis olid olite jah? PES-kommid süükene... Kandilised peaga tüüpid pea lahti. Need olid hummus. Vist äkki, ma ei tea, ma ei mäleta. Okei, see on võib-olla kindla generatsiooni. Siis teiegi tiimil on kindlasti raske. Milleks või mille jaoks need PES-kommid alguses leiutati? Mis oli see eesmärk? Mille jaoks neid leiutati? Oota, need kommid, mitte see hoidja, jah? Jah, kogu see kommi. See läheb nagu välja nagu mingi ravi. Selles mõttes, et see hoidja on osa sellest vastusest. Et kosmoses saaks kommi süüa ilma gravitatsioonita? Ei ole. Ei ole või? Ei, kahjuks. Vahva pakkumine. Äkki see on mingi... Seda said ka nii sama kommiga sõisti sarnane sellele... Aasta oli siis, kui see leiutus oli 1927, ütlen ka ära. Ma arvan, et see peab olema midagi sellega, et sa saad ükshaaval neid kätte sealt, on ju. Ja et nad on hoiustatud sealt. Mõelge, mille moodi võib-olla see hoidja välja näeb. Siis ei olnud ju 1920, ei olnud astmat olemaski. Oota, kas selles mõttes, et see... See oli mõeldud, et sa teeb midagi, sa võtad sellest hoidjast selle kommi.
ma võin öelda, et ravimite jaoks või? ei olnud ravimid. Aga muidu Sammil on veel põnevad toidutrivijad. Ja kas te teadsite, miks M&M'sid leiutati või? No, räägi, ma ei hakka. Et ühesõnaga, vaata, šokolaad sulas kogu aeg näppude vahel, aga M&M'sis ei sula näppude vahel. Jaa, sest sul on see suhkrukiht on peale pandud ja. Vot. Noh. Slow clap. Pange punkt neile sellest. nii, Tehke talle saade päriselt. me teeme, aga... Ma pakun konkurentsi oma küsimustega praegu. Vihjeaeg. Nii. Vihjehetke. Ma ütlen nii palju, et need hoidjad, pead tulid palju hiljem. Nad brändisid selle ümber laste komiks alles hiljem. See oli mõeldud täiskasvanutele. Et aidata, see oli tervise jaoks, sest sel ajal juba hakkasid nii-öelda teatud koolkonnad olid tekkinud, et üks tegevus on ebatervislik. Suitsetamisest inimesed jätaksid maha või? Täpselt õige vastus. Ütlesid ka nii vaikselt. Ütlesin nii vaikselt. Hästi vaikselt. Väga hea, nii et saate 2 punkti veel juurde panna. Väga tore. Mis palju teil punkti kokku jõuti seis? 12? Väga äge. Aga siis ongi selge seisud 40-12. On kuidagi võitnud punane tiim. Nii et teeme suure aplausi meie tänasele punane tiimile. Sander Õigus ja Sam. Teeme suure aplausi meie sellisele tiimile. Teeme Liira, Andres Melt. Suur aitäh küsimuste meistrile Karl Alar Värna. Mina olin Kaspar Kikar veel. Aitäh, et vaatasite. Tšau! Aitäh, et vaatasid tervet osa. Suur aitäh meie sponsorile Unibetile. Ja kui juba siiamaale jõudsid, tee kindlaks, et panid meie videokanalile subscribe ja videole like. Aitäh ja järgmise korrani. TV